Eesti linnades see tööstusajalugu on päris võimsa pitseri jätnud endale ja tavaliselt me nagu selles tavateadvuses ei pane tähelegi, kui võimsalt tegelikult see ruum on kunagi olnud, et kui me kujutame ette, et kunagi juba äkki 40 või 35 aastat tagasi jalutades Tallinna tänaval oli väga suur osa sellest linnaruumist plankudega eraldatud. Ega see teistes Eesti linnades, kus olid tööstusalad, teisiti ei olnud ja kui meil täna on need plangud ära kadunud, siis meil on tekkinud tohutu linnaehituslik potentsiaal nende aladega, mis on vabanenud justkui sellisest piiratusest ja monofunktsionaalsusest ja need saavad uuesti lülituda selle linna mustrisse ja sealt avaneb tohutu potentsiaal. Hea 80 aastat võib seal nuputada ja mõtiskleda selle kallal, et mis sellega siis ette võtta. Kui me räägime sellest tööstuspärandist, mis meil täna alles on, siis see algab enamasti kuskil 19. sajandi keskpaigas sellised suurejoonelisemad näited, võib-olla siin Narva Kreenholmi vabrik ja mõned teisedki, aga ütleme, et selline tsaariaegse tööstuspärandi kuldaeg, et see jääb ikka juba sinna sajandi vahetusse, 19. ja 20. sajandi vahetusse ja 20. sajandi algusesse iseäranis. Et kui nüüd nende hoonete välisseinad on tavaliselt siis kas punasest tellisest või paekivist, siis võib-olla huvitavam on isegi see, et mis on seal hoonete sees, ehk mis on see selline sisemine tarindus ja katuse konstruktsioon. Et sajandi vahetus on täpselt selline aeg, kus meil tuleb kasutusele laialdasemalt uue materjalina raudbetoon ja see annab täiesti uued võimalused teha märksa suurema sildega, suurema, laiema siseruumiga tööstushooneid ja eks tööstusarhitektuur ongi see esimene koht, kus raudbetooni kasutama hakatakse. Rääkides Tallinna rannajoone kujunemisest, ei pea me tagasi minema väga kaugele, vaid aastasse 1907, kui Vene-Jaapani sõja järel tsaar Nikolai II otsustas Tallinnasse rajada siis toonase tsaari Venemaa suuruselt teise sõjasadama. See pidi tulema siis siia Tallinna rannaalale, algama siis sealt Katariina kaist, muul pidi jätkuma 2,5 kilomeetrit ja lõppema Vana sadama juures. Et seda kolossaalset ettevõtmist tegema palgati toona Euroopa suurim sadamaehitusettevõte AVH, kes siis tuli Hollandist siia 20 suure ujuvsüvendajaga ja kogu oma meeskonnaga. Tegemist oli grandioosse ettevõtmisega. Kivid näiteks, ka need, mis me näeme täna Katariina kai peal, need pärinevad Soomest, need on sealt ahutud, sealt siia toodud. Aastal 1912 ehk et siis 5 aastat hiljem otsustati, et selle sama sõjasadama ja kogu selle temaatikaga seoses, et tsaari Venemaa tellib endale uued allveelaevad. Võib ainult oletada, millist siseinfot kasutades 2 nutikat ärimeest, kelle ühe nimi oli Nobel ja teise nimi Lessner, said haisu ninna, palkasid endale, ostsid üle Peterburi laevatehasest kogu juhtkonna sisuliselt, peamised insenerid, tegid siis siia uue ettevõtte ja vaid loetud aastatega ehitati välja siis kõik need toredad paekivihooned ja muud hooned, mida me siin näeme, ehk et siis see laevaehituse võimekus. Esialgne leping nägi ette 12 allveelaeva ehitamist, nendest jõuti valmis ehitada 9 siis siin.
üks võib-olla huvitavamaid, mis on säilinud toonasest allveelaevade ja hilisematest laevade ehitamise ajast, on siin see Põik Elling, selline tore muruplats, kus on palju rööpaid. Seda tasub vaadata, sest tegemist on ühe vähestest, et mitte öelda ainsast analoogsest rajatisest, mis on tänapäevani säilinud Euroopas. Eestlastena me oleme harjunud ennast pidama rannarahvaks. Ometigi on meil selline huvitav seadus või selline reeglistik, mida nimetatakse kaldakaitsevööndiks. Me oleme harjunud seda pidama keskkonnaalaseks terminiks. Ja nii ongi kujunenud selline omapärane olukord, kus meie rannarahvana saame veeäärset hoonestust taastada peamiselt ainult sadamaaladel, kus siis see kaldakaitsevöönd ei kehti. Ja üheks selliseks õnnelikuks kohaks, kus inimesed taas saavad tulla vee äärde, taas ehitada vee äärde, elada vee ääres, on just nimelt siin minu selja taga Noblessneris, kus siis on Tallinna kõige veelähedasem kortermaja. Noblessneri hoonestus sündis läbi rahvusvahelise arhitektuurikonkursi, kus ette anti siis detailplaneering. Detailplaneering visioneeris seda keskkonda siis pigem sellise kesklinlikuna, suletud kvartalitega, suletud hoonestusega kvartalitega, mis tähendab lihtsalt öeldes seda, et on sellised väikesed kvartali suurused majad, millel on sees sisehoovid. Avalik ruum on Noblessneris olnud algusest peale toona konkurentsitult kõige suurema tähelepanu all. Kui me vaatame, et siin on erinevad sillutise tüübid ja asjad, on selline kirjusus, siis tegelikult sellel kõigel on oma loogika. See juhendab inimest liikuma siin linnakeses, kas või seesama rannapromenaad, mis siit läbi läheb. Ja niisamuti ka teistel detailidel on oma tähendus. Tihtipeale me räägime haljastusest. Eestlane on lisaks rannarahval olemisele ka metsarahvas. Me räägime kuumasaartest, kõikidest sellistest tänapäeva väljakutsetest siis planeerimises ja ehituses. Vähem on räägitud sellest, et tegelikult vesi elukeskkonna keskel, olgu ta siis selliseks sadamaks, olgu ta siis mingisuguseks muuks veesilmaks või väikseks jõeks kuskil asumis, töötab täpselt sama hästi, et mitte veel paremini kohati võitluses kuumasaartega, kui seda on kõrghaljastus. Seetõttu ka Noblessneris tegelikult me oleme otsinud seda tasakaalu, kus siis nagu osaliselt vee olemasolu kompenseerib siis kõrghaljastuse vähesust. Tööstusarhitektuuri on viimasel paarikümne aasta jooksul järjest rohkem hakatud uude kasutusse võtma. Ja minu meelest on arhitektid teinud väga ägedaid lahendusi. Et tööstusarhitektuur võib-olla ongi selles mõttes selline hea koht, kuhu saab uusi ja julgeid sekkumisi lisada. Et ta on juba ise niivõrd suur, monumentaalne, massiivne, et sinna on nagu võimalik ka siis selliseid modernistlikke kniffe juurde lisada, et olgu see siis nüüd Rotermanni need Lautsepa tehase tornid või siis Faale see klaasist osa, et loomulikult, kui me kõik hooned selliseks teeme, et siis läheb nagu käest ära, aga sellised üksikud modernistlikud aktsendid siin ja seal, ma arvan, on väga ägedad. Ja teistpidi jälle, kui nüüd võtta ja vaadata, et need sellised tööstuskvartalites tekkinud uued nagu elamukvartalid, et seal jälle ka see uus arhitektuur ikka üldiselt üsna kenasti täiendab seda vana arhitektuuri ja teistpidi ma jälle ütleksin, et see vana arhitektuur loob just sellise erilise elukeskkonna, mida sa nagu muidu ei saaks nullist luua.
Tööstusarhitektuur on arhitektile väga põnev väljakutse ja meil on olnud võimalus erinevates objektides kaasa lüüa, alustades Vaalemajast aastal 2002 hakkasime projekteerima ja 2006 sai valmis. Vaalemaja on Eesti arhitektuuris kindlasti, võiks öelda, et teed rajav lahendus, et omaaegne tselluloosi vabriku pealeehitus tekitas kõneainet, kes leidis, et see on sadul sea seljas, kes leidis, et see on kõige ägedam maja. Et poleemikat ta tekitas ja suur rõõm oli selle maja nii-öelda sünni juures olla või taassünni, ütleme nii siis. Rotermanni kvartalis oli samamoodi muinsuskaitse mõttes piiranguid küll oli kõrguse mõttes ja ka ütleme, et hoonete mahu osas, aga nende mälestiste käsitlemine oli selles mõttes vabam, et me ise kavandasime Rotermanni laudsepatöökoja hoone kohale 3 kuusekest, 3 tornikest, mis selles mõttes elavdab nagu seda ajaloolist keskkonda, teeb põnevamaks ja pakub huvitavaid väljakutseid arhitektile. Kui Eesti Vabariik iseseisvus, siis mingis mõttes kogu selline ehituspilt muutus kardinaalselt. Et enamik nendest tsaariaegsetest suurtest tööstushoonete tellijatest olid ikkagi ju kas baltisakslased või lausa siis tsaaririik ise. Et nüüd siin Eesti ajal see selline tellija langeb ära, tegelikult langeb ära ka oskustööjõud alguses. Meil ei ole insenere, meil ei ole isegi nagu ehitajaid, kes ehitada, need olid kõik välismaalased, eks ole. Ja selline nagu oma insenerkond, kes suudaks ehitada, tekib meil alles 30. aastatel. Ja siis hakkab muutuma tõesti raudbetoonehitus ka nagu selliseks normaalseks või laialt levinud nähtuseks. Ehk tööstusarhitektuurist ta muidugi tegelikult on juba 20-ndatel, et kui me mõtleme siis Tallinna elektrijaama peale või väga efektsed on ju Tallinna filterveevergi raudbetoonist seemvahelaed. Aga ütleme siin 32. poolest või keskpaigast, et sealt kindlasti siis Ida-Virumaa suured kiviõlitehased Kiviõlis näiteks. Kiviõli õlitehas võib-olla ei olegi nagu tarinduslikult niivõrd uuenduslik, ta pigem esindab sellist, ütleme, ajastu siis sellist tüüpilist tööstushoonet. Et seal on tegemist siis raudbetoon karkassiga ja täiteks on siis seal punane tellis sees. Et see on siis nüüd selline, ütleme, hea tase, kuhu oldi 30-ndateks jõutud. Aga Eestis võib-olla tõesti hästi seda raudbetooni ehitust vedas meil ees selline tore mees nagu August Komendant, kes hiljem ju emigreerus USA-sse ja sai sealt maailmakuulsaks. Aga tema alustas oma karjääri Eestis ja tema sellised esimesed hooned on meil ju just siin valminud. Et kui rääkida tööstusarhitektuurist, siis võib-olla üks efektsemaid hooneid kahtlemata Tartu Viljasila, millega juhtus siis see kurioosne lugu, et kui see teises maailmasõjas püüd seda õhku lasta, siis konstruktsiooni oli niivõrd tugev, et see vajus ainult natuke viltu ja siis pärast seda sigutati sirgeks tagasi, et seisab seal tänapäevani. Tihti me käsitleme erinevaid ajalooperioode väga subjektiivselt. Nii tunduvad armsamad meile need perioodid, mis jäävad kaugemale ja vähem armsamad need, mis on võib-olla olnud lähiminevikus ja veel enam toonud esile negatiivseid emotsioone. Seetõttu selline nõukogude periood on paljuski tunnetuslikult alaväärtustatud. Samas, kui me vaatame keskkonna mõistes, siis see on siiski üks ajaperiood meie ajaloos ja seda ignoreerida oleks väga suur viga. Seetõttu pigem võiks pöörata enam tähelepanu, mõelda taaskasutusele ja nende väärtuste
ümbermõtestamisele. Viibime praegu endisest Viigateli tehases, kus täna paikneb Lurichi kvartal, mis on üheks näiteks, kuidas saab siduda ajaloolist hoonestust ja tänapäevast. Ja ajaloolise all ei ole ja ei näe me siin ainult sellist muinsuskaitselist, sellist väärikat ajaloolist kihistust, vaid tegelikult eesmärk siin oli säilitada ka hilisemaid perioode nii nõukogude ajast, nii erinevatest tööstusperioodidest, erinevatest tootmisettevõtmistest siin, igast ajastust oma kihistus. Põnev on see ka selles osas, et lisaks nendele erinevatele hoonetele, erinevatele funktsioonidele, mis on siin läbi põimunud, paikneb siin ka Ülemiste esimene elumaja. Väga loodame, et selline mitmekesisus rikastab ka tegelikult meie keskkonda. Kui rääkida nõukogudeaegsest tööstusarhitektuurist, siis seda muidugi iseloomustab ühelt poolt see, et oli surve üldiselt ikkagi projekteerida niimoodi, et kasutatakse tüüpelemente, mis tähendab seda, et inseneridele jäi väga palju vähem loomevabadust ja arhitektidele samuti. Et seetõttu me võib-olla oleme harjunud lugema sellist nõukogudeaegset tööstusarhitektuuri natuke ilmetumaks, eriti just vanem põlvkond. Aga mulle tundub, et tal on selline oma võlu siiski olemas ja eriti just nagu noorema põlvkonna hulgas tegelikult hakatakse üha enam väärtustama. Viiekümnendatel, 60. aastatel, tegelikult juba isegi maailmas natuke varem, juba ütleme 30-40-ndatel, tulid moodi raudbetoon koorikkonstruktsioonid. Nendega saab teha hästi efektse vormiga ehitisi, selliseid kumereid ja voolujoonelisi ja sellepärast meeldisid nad arhitektidele, aga inseneride seisukohast oli muidugi tegemist ühe sellise kõige keerukama ja väljakutset pakkuvama konstruktsioonitüübiga, mistõttu sellega tegeleme meeldis väga ka inseneridele. Ja ega meil siin Eestis siis tegelikult ka kehvemat poldud, ka meil oli oma koorikute koolkond, mida vedas siis Tallinna Polütehnilises Instituudis professor Heinrich Laul, kes omakorda tegelikult oli ju August Komendandi õpilane veel kaudselt, nii et kuigi meil oli siin väga selline tugev teoreetiline koolkond, mis just oli spetsialiseerunud koorikute arvutamisele, siis neid realiseerida õnnestus väga vähe, sest toonane ehitussüsteem üldse ei soosinud raudbetoonkoorikute ehitamist. Raudbetoonkoorik on üks väga efektiivne tarind. See tähendab seda, et sinna kulub väga vähe materjali, aga sellest nõuab ta head oskustööjõudu. Aga Nõukogude Liidus teadupärast olid asjad natuke vastupidi. Nimelt oskustööjõudu nappis ja teistpidi jälle olid ehitusorganisatsioonid väga huvitatud sellistest materjalidest või ütleme sellistest ehitistest, kus on väga suur materjalikulu, sest siis sai niimoodi pool kõrvale kirjutada ja mustarturul maha müüa ja koorikutega oli seda väga raske teha, seetõttu koorikuid väga ei ehitatud ka. Aga mõned üksikud raudbetoonkoorikud siiski on õnnestunud ka realiseerida ja kõige esimene neist oli Narva mööblivabrik, tõeliselt uhke 12 silindrakoorikuga ehitis ja seda hakati ehitama 1960 ja selle siis projekteerisid tippinsenerid, eeskätt siis ütleme Heinrich Laulu juhendamisel või tema eestvedamisel ja see on arvutatud tegelikult ka jälle sellise maailmas unikaalse arvutusmeetodi abil, mille siis Heinrich Laul ise välja mõtles, et kuidas siis nagu sellist keerulist koorikute arvutamist teha inseneridele lihtsamaks ja tema siis töötas välja ühe sellise arvutusmeetodi ja kaitses selle põhjal siis Leningradis veel väitekirja. Ja nüüd see Narva silinderkoorikutega mööblivabrik ongi siis selle arvutusmeetodi järgi tehtud.
sageli, kui vaatad sellist suurt massiivset koorikhoonet, et ei kujuta ette ju tegelikult, kui õhuke see koorik iseenesest on. Et nüüd siin Narvas on, Narva mööblivabrikus Inderkoorikud on õhematest kohtades 7 sentimeetrit õhukesed, eks ole. Ja kui selle peale mõtled, siis hästi julgekski peaaegu et all seista, aga nii need koorikud loodud on ja niimoodi nad on arvutatud ja niimoodi nad kannavad ja niimoodi nad püsivad. Ja on tegelikult hästi tore näha, kuidas nüüd see nõukogudeaegne Narva mööblivabriku hoone, et see ei ole vajunud unarusse, see ei ole maha jäetud, vaid siin on tehtud ära ikkagi suur töö, et seda avada inimestele ja et siia saaks ligi ja ta on alustamas nii-öelda uut elu teises funktsioonis. Et nüüd lisaks Narva mööblivabrikule tegelikult õnnestus realiseerida veel mõned koorikkonstruktsioonid. Tipimeeste koolkonnast on siis tulnud Välisministeeriumil selline hüparkoorik, seda samasugune on Jäneda sovhoostehnikumil ja siis on veel Tehnikaülikooli peahoonel on ka siis aula, on hüpar, koorikhüpar ja siis on selline efektne tahkkandja. Aga võib-olla selline koorik, mida kõige rohkem nagu teatakse või tuntakse, on Balti jaama lähirongide ootepaviljoni selline kaunis kuppel, eks ju. Ja loomulikult on meil veel üks kõige kuulsam raudbetoonkoorik, mis on kuulus mitte ainult Eestis, vaid ma võiks öelda, et terves maailmas. Aga see ei ole nüüd nõukogudeaegne, see on tegelikult palju varasem ja seetõttu ka võib-olla palju erilisem, ehk siis vesilennukite angaarid. Ei saa nüüd öelda, et tegemist oleks esimese maailma raudbetoonkoorikuga, aga ta on kindlasti üks selliseid varasemaid ja ta jääb aega, kus alles hakati välja mõtlema, et kuidas need koorikud arvutada, et see on selles mõttes tõeline selline omaaegne inseneri kunsti meistriteos. Selleks ajaks, kui Tallinna angaare hakati projekteerima, oli maailmas juba mitmeid raudbetoonkupleid ehitatud. Taanlased tegid panuse raudbetoon koorikrajatisele. Kristjane Nielsen oli tollel väga heas positsioonis, omades oma ehituskontorit nii Peterburis ja samaaegselt olid nad juba enne alustanud ka siin kõrval Noblessneri Ellingu ehitamist. Nii et olud olid neil täpselt teada, nad suutsid ka garanteerida kogu ehituseks vaja minema semendi, mis tuli siis Kundast, ka terasmaterjalid ja selles suhtes ei olnud ka neil sellega suuremat probleemi kogu selle ehituse alustamisega. Taanlaste projekt nägi ette õhukese raudbetoonkooriku, mille kuplid piirasid servadest silindrilised osad. Tolleks ajaks polnud veel üldtuntud koorikute arvutamise teooriat. Seepärast on huvi Taani projekti ja arvutuste vastu kustumatult suur olnud. Nende ehitajate kaasaegne 1920. aastal kirjutanud ühe artikli Inglismaa ajakirjas The Builder ja oli nimetanud sellise projekti koostamist ja sellise angaari ehitamist vägiteoks. Et ta oli teataval määral epohhiloov. Et nii õhukesi ja nii suure avaga ilma vahepostideta mitte kuskil varem ei tehtud. Alguses ikkagi ehitati nagu raudbetooni puhul ikkagi, et on mingid tellingud ja nende tellingute kohta on olemas ka pilte. Tellingute peal olid laudised ja sinna peale betoneeriti. Et kuidas just seda keskmise kupli osa tehti, et nende pragude järgi, mis seal praegu on ja mida vihm on nagu läbi pesnud, on näha, et ta nagu ringidena alt mindi ülesse. Osa võis olla sektorite kaupa. Kuidas betooni üles toimetati, tihtipeale oli see, et lihtsalt see armeering oli ära tehtud ja laudist mööda kärutati ja nii teda betoneeriti seal. Meie lennuangaarid kannatavad vabalt välja võrdluse arhitektuuriajaloo kuulsamate ja mahukamate kuppelehitistega, nagu Rooma Pantheoni või Istanbuli Hagia Sophia katedraaliga. Kui vaadata Pantheoni plaani, siis 100x100 jalga vaba ruum hoone sees on suur saavutus. Sama on ju
Istanbulis, kus Hagia Sophia oli ikkagi maailma ime omal ajal. Ja kui me võrdleme neid ehitisi, Hagia Sophiat, Pantheoni ja vesilennukite angaare ühel pildil, siis sisuliselt me näeme, et vesilennukite angaar on sama suur, et tegemist on sisuliselt ka sellise Jumalaema kiriku mõõtu ehitisega, kus sees ei ole poste, mis kannab külgedel, et tegemist on ikkagi sellises ajaloo kontekstis suursaavutusega.